No nii, tere hommikust, järjekordne reede on kätte jõudnud, eile algas kevad, 21. märts 2025 ja neid teemasid, millest võiks rääkida, on päris palju. Ma siiski lähtun oma postitustest ja videodest sellistest päevateemastest projektidest, et mingeid väga vanu asju püüan mitte üles kaevata, kuigi jah, kui see on tänase päevaga kuidagimoodi seotud, siis loomulikult meenutame vanu aegu ka. Räägin teile, esmalt korraks mainin ära, et see, mis praegu Eesti valitsuses toimub, kus tõesti koalitsiooniparteidel on küsitluste põhjal alla 20% toetust, et ma nagu huviga jälgin külje pealt, mis edasi saama hakkab. Minu arusaamade järgi peaks tõesti praegu tegema erakorralised valimised, sest Eestit juhib alla 20% populaarsusega erakonnad ja selles suhtes see on nagu täiesti jabur olukord. Siinkohal jällegi nüüd tõesti tagasi minna viimastesse valimiste tulemustesse, siis seal oli ju, mis see reform sai, üle 40% oli ainuüksi reformil, pluss siis Eesti 200-l, kui palju nendel siis seda toetust oli, et väga niisugune kummaline on alati, et reform suudab enne valimisi siis järsult seda populaarsust tõsta. Seal on muidugi oma algoritm, seda olen ma siin kuulnud erinevates erakondades, kuidas see süsteem kõik toimib ja töötab ja väga suuresti on ikkagi põhjuseks inimeste psühholoogia. Et see on hästi selline peene mehhanism ja mine tea, võib-olla on ka mingisugused muud sellised karvased käed mängus, käekesed mängus valimisprotsesside tulemuste välja selgitamisel. Aga seda me saame küll ainult nagu spekuleerida, et nii kaua keegi otseselt vahele ei ole jäänud, me ei saa kedagi risti lüüa. Küll aga räägiks täna sellisel teemal nagu TikTok. Ma juhtusin vaatama üks päev, siin paar päeva tagasi oli ajakirjanik Taavi Libe oli siis teinud eraldi saate TikTokist, nendest inimestest, kes seal TikTokis siis leiba teenivad ja ma ütlen ausalt, ma ei ole TikToki kasutaja, mingi projekti raames ühe mingi video jaoks tegin kasutajaks ennast, aga ma üldse ei tea, mis elu see seal elab ja ma ei ole selline TikToki fänn, küll aga neid videosid on mulle vahepeal saadetud Facebooki ja ma ise olen Facebookis näinud siis sellist matslikkust, lauslollust, ilmselgelt kõike sellised kuidas ma siis ütlen, provokatiivsemad, rumalamad videod pannakse siis Eesti rahvale väljanäitusele. Mind teeb kurvaks, et neid videosid vaatavad väga paljud alaealised ja kui ma nüüd räägin sellel teemal, alustan TikTokist ja siis ma liigun sujuvalt edasi selle TikToki lainelt. Aga jah, see TikToki seltskond kes siis ennast seal Taavi Libe saates esitlesid, siis ega seal väga mingisugust tunda oli, et mingisugust kõrgharidust nendel seltsimeestel taga ei olnud ja need postitused olid tõesti erakordselt ropud, erakordselt sellised, võib-olla mõnes mõttes ka silmaringi avardavad. Et millises keskkonnas neid videosid tehakse ja kui paljud neid jälgivad. Ja ma nüüd tõesti ei julge kindla veendumusega öelda, et selle jama eest nendele siis seal makstakse selliseid summasid, nagu nad ise räägivad. Aga jah, on ikkagi inimesi, kes on nõus maksma ja toetama rahaliselt neid võib-olla ebaterveid või siis jah, mingisuguse sellise vaimupuudega inimesi selle eest, et nad seal siis avalikult alkoholi tarbiksid ja kakleksid ja ropendaksid. Ja just on hästi kahju sellest, et noored vaatavad seda kõike pealt ja nii mõnigi saab signaali, et see on nagu fun ja see on eesmärk, mille suunas liikuda.
Noortest veel eile oli mingisugune, korraks käis läbi mingisugune selline võrdlus, et kas 85. aastal sündis üle 25 000 lapse Eestis ja nüüd eelmisel aastal 9000. Noh, kui me nüüd räägime noortest ja sellest, sellel teemal ma ei väsi rääkimast, seis on totaalselt katastroofiline ja kui veel tõesti lisaks sellele, et nendele noortele inimestele annaks edasi isamaalist kasvatust või mingit pereväärtusi, selle asemel näidatakse mingisuguseid joodikuid, et tegelikult võiks ju mingisugune filter ikkagi vahel olla. Filtrist rääkides. Ma panin selles TikToki saates tähele, et üks politseinik avaldas oma arvamuse selle TikToki nende videote osas ja juriidiliselt ütles, et nad ei saa mitte midagi teha. Kui inimene tahab ennast sellisel kujul eksponeerida oma kodus, siis ongi kõik, that's it, et sealt otseselt juriidiliselt ei ole võimalik võimuesindajatel sekkuda. Nüüd sellel samal teemal edasi arendades seda mõtet, kes vaatas üks selline mees nagu Antero Ahonen, et tema on olnud aastaid, on TikTokis teinud erinevaid videosid ja ma olen selle mehega rääkinud, ma nägin tema saateid, kus ta siis kas laseris ja ka äkki Kuuuurijas rääkis sellest olukorrast, mis interneti avarustes valitseb. Ma toon välja siis, et Anterole hakkas silma mingisuguses TikToki väljal mingisugune tütarlaps, keda siis kõik sõimasid ja ahistasid ja Antero tundis, et sellel tüdrukul ei ole nagu enam väga midagi jäänud, et asi läheb ikka juba selliseks, kus see tüdruk paneb endale käe külge. Ja nii ka oli olnud. Et viimasel hetkel siis Antero kutsus neid noori korrale, et kui ärge käituge niimoodi, et te saate nagu aru, et noor inimene võib endalt elu võtta. Sellele siis järgnes meeletu alaealiste viha, tohutu kirjade, kommentaaride laviin, kus siis seda meest hakati täiskasvanud meest, 40+ aastates meest hakati siis mõnitama, ähvardama, saadi teada, et tal on ka alaealine tütar, kas selles suunas tuli hästi selliseid roppusid kommentaare ja selline massiline Antero Mafia oli veel selle projekti nimi ja selline massiline mõnitamine, massiline ähvardamine isegi. Ja ta sai ka vist osad seltsimehed kätte seal. Selgus, et need noored, osad nendest noortest, mõnedega nad siis massiliselt, seal oli mitukümmend tuhat noort taga ja selgus, et on Tallinna eliitkoolide õpilased näiteks. Ja jällegi jõudsime sama kaugele, et mõlemas saates võimuesindajad tõid välja, et alaealiste vastu juriidiliselt ei ole nagu mitte midagi teha. Absoluutselt mitte midagi ei ole nagu teha. Et jah, võid kuidagi moodi vastutusele võtta, aga kõik algab ikkagi kodus 4 seina vahelt. Ja siin on jälle see osa, kus paljud lapsevanemad neid isegi ei huvita, millega nende laps tegeleb, kus, millises keskkonnas nende laps viibib. Et see on tegelikult, ja nüüd ma jõuan ka nagu selle pointini, et ma räägin kõige ennem selle eliitkooli ära, vaikselt kerin nagu tagasi, TikTokist nagu liigun väljapoole. Et selles samas eliitkoolis nüüd jällegi, kas oli äkki eile oli üks teema üles võetud, kus Prantsuse lütseumis oli üks õpetaja, oli siis õpilase suhtes rakendanud kuidagi moodi mingisugust füüsilist vägivald. Siis oli seisnes selles, et ta oli õpilast ka puutsist kuskilt moodi sakutanud. See on nüüd see osa, kus väga paljud ütlevad, et ei mingit vägivalda, vägivald ei ole lahendus, vägivald ei ole õigustus. Ja samal ajal nad jätsid täiesti välja selle põhjuse. Nad nägid tagajärgi, aga nad ei saanud, neid ei huvitanud see põhjus. Alati tegelikult, kui te näete tagajärgi, siis ikkagi süvenege, mis võis olla põhjus. Ja tänasel päeval on üldse igasugune füüsiline selline kontakt on välistatud. Ma olen seda ka varasemates postitutes välja toonud, kus
ei tohi täiskasvanud inimene kätega last puudutada ka, isegi mitte sõrmeotsaga puudutad, siis on sul sellest võib tulla korralik jama ja võib lõppeda krimma asjaga. Ja seal Prantsuse lütseumis oli siis selgus, et see õpilane ise oli ju ka tegelikult selline, kes ei allunud korrale, ropendas, kõik tuled-viled, mis sealt siis nagu tagasisidena avalikkuse ette toodi. Ja jällegi ka õpetajad ütlesid, et nemad ei ole ka kõik võimsad, et kui on õpilasi, kes nagu ei tee kaasa, nad häirivad teisi, nad ropendavad, saadetakse õpetajaid igale poole, et õpetajatel ei ole mitte mingisugused õigused. Et siin on nüüd see küsimus, kus ma liigun jälle sujuvalt edasi. Õpetajad apelleerivad sellele, et kuulge, aga vaataks, mis teil kodus toimub. Ja koduga on nüüd see osa, kus tõesti väga paljud lapsevanemad on astunud kasvatusest kõrvale. Siia tuleb mängu nüüd see efekt, mida ma olen ka varasemalt välja toonud, et kui näiteks mina või mõni minu eakaaslane satub mingisuguse olukorda, kus on alaealised räuskavad, laamendavad, see on see hetk, kus mina täiskasvanuna peaksin neid korrale kutsuma, siis ma saan aru, millised võivad olla tagajärjed minu jaoks, mitte nende nolkide ja märatsejate jaoks. Ja ma toon teile ühe näite. Eelmises videos mul läks meelest ära sellest rääkida, ma toon teile lihtsalt ühe sellise näite, mis on siis seotud eelmise aasta jõuludega. Ma olin detsembris päris palju, käisin ringi Punases 6 ja mul oli vaja kuskilt Lõunakeskuse Rimist oli mingit asja vaja osta. Perenaine helistas, ütles, et ole hea, käi poest läbi. Ega ma pärast enam koju jõuan, siis ma võtan kostüümi ära, et ma käin siis kostüümiga, käin poes. Lõunakeskus hakati vist nagu kas kinni panema või kuidagi ainult see toiduosakond oli lahti. Ja ma läksin siis läbi selle Lõunakeskuse, jõuluvana läks läbi Lõunakeskuse, liikus Rimi poole sellest peauksest, siis, mis on Lõunakeskuses. Ja see oli siis mingisugused sellised kitsed ja mingid jänesed ja oli tehtud sellised nagu pildistamiseks oli siis loodud selline jõulukeskkond. Ja seal oli siis 2 alaealist, 2 nolki, kes siis rõvetsesid seal nende kitsekujudega, ropendasid, kangutasid neid ja mina siis jõuluvana ütles, et kuule, noored mehed, see ei ole viisakas, mis te teete. Ärge lollitage. Ja ma liikusin edasi Lõunakeskuse siis Rimisse. Ja ma selja tagant ma kuulsin, et need vennad jooksevad mulle järgi. Võtsin ostukorvi, liikusin ja vennad käisid mul Rimis, nad olid järel. Vaata 2 meest, noort meest, kellel on kindel plaan kuidagi moodi kätte maksta või nad oma liikumisega reedavad ennast. Ma teadsin, et nad on mul selja taga. Ja võt nüüd tekkis see küsimus, et mis saab edasi. Ma arvan, väga paljud praeguse videovaatajad, täiskasvanud inimesed, on mehi, kes mõtlevad, mis on, tuleb noor nolk, siis kohe läheme sõnadelt üle tegudele, muidu aru ei saa. See saate nagu aru, jälle kuhu ma nagu oma jutuga tahan jõuda. Füüsilist kontakti minu poolt, mina ei tohi olla esimene, kes kuidagi moodi füüsiliselt midagi füüsiliselt ette võtab. Samas, ma teadsin väga hästi, mida need vennad teha tahavad. Nad tahavad võtta, rebida mult ära habeme, võib-olla mütsi ka peast ära. Ja kui nad selle habeme ära rebivad, siis nad lõhuvad minu vara. Vara, millega ma pean veel poole tunni pärast tööle minema, leiba teenima. Nii, sellel hetkel, kui nad nüüd mul selle habeme ära rebivad, on suur tõenäosus, et kõik see, mida ma teen, arvestades minu füüsilist vormi, minu varasemat backgroundi, kõik see väljub kontrolli alt. Ma olen keset poodi, mul on 2 nolki selja tagant tulemas, kellel on kinnisidee, mitte et ma selgelt nägija oleks, aga mida see noor inimene ikka tarka teha oskab, mul kinnisidee minu vara lõhkuma tulla. Ja ma läksin oma saatusele vastu selle teadmisega, et tänane öö võib lõppeda minu karjääri ja elu täieliku
hävimisega nende kahe, noh, tahaks väga kehvasti öelda, aga nende kahe noore inimese pärast. Sellepärast, et ma julgesin neid kutsuda korrale. Õnneks sellel hetkel oli, ma jõudsin sinna puuviljade letti, seal oli mul ühed tuttavad. Üks lembelaulik, kes siis käib erinevatel üritustel laulmas, Merike on tema nimi ja ta oli oma perega seal. Ja ma nägin neid ja ma läksin kohe nende juurde, see oli väike laps ka ja ma ütlesin, teeme jõuluvanaga tahtagi pilti ja kõik on nagu äge ja nemad ka muidugi ja siis ma nägin neid nolke. Ega ma selle hetkeni, ma teadsin, et nad tulevad, ma neid ei näinud veel. Ja siis need olid suht pettunud. Nad seal natuke tilbendasid ja siis nad läksid ära, sest seal tulid veel mingid noored, kes jõuluvanaga pilti. Need venad siis, aga nad olid püha viha täis, näha oli nende kehakeelest. See, miks nad mind jälitasid, jäi tegemata, teostamata. Ehk siis, siin ongi nagu see koht, et kui tänasel päeval, kui te näete linnas mingisuguseid noori nolke, kes siis süüdimatult teevad, mis neile nagu pähe tuleb, kommenteerivad võõraid inimesi, hauguvad, lammutavad, laamendavad, siis sul ei olegi nagu mingit varianti sekkuda. Sellepärast, et see noor inimene ei saa aru, et ma võin ta eluks ajaga invaliidiks teha. Ja ega need teised ei õpi sellest ju mitte midagi. Et see on nagu täiesti selline läbi mõeldud arutelu, et kaasa mõtlemiseks, millisele tasemele me oleme jõudnud. Noortel on piiramatud õigused. Ja nüüd me jõuame sinna sama nende vanemate teemani, kus siis kool ütleb, et miks vanemad ei tegele oma lastega ja et need lapsed on üle kätte läinud. Samal ajal, see on selline surnud ring. Koolis on põhimõtteliselt esimeses klassis räägitakse lastele, et inimõigused, lastekaitse, kõik. Ma tean lapsi, kelledele ongi nagu öeldud esimeses klassis, et kui ühe näpu otsaga keegi sind puudutab, siis kohe tule kaebama ja ma tean neid lapse vanemaid, kes on siis tõesti lapsi kuula üldse, istub oma nutiseadmes ja tõmbab lihtsalt vee peale täiskasvanutel ja meie kõik, kes me oleme täiskasvanud, me oleme üles kasvanud ikkagi selles vaimus, et kui täiskasvanud midagi ütleb, siis ikkagi sa teed ära. Aga nüüd on niimoodi, et näidatakse keskmist sõrme ja tõmmatakse sulle vesi peale, sellepärast, et nemad on puutumatud. Ja nii mõnigi täiskasvanud inimene on endast välja läinud ja ongi raputanud või midagi. Ja nad on saanud endale päris korraliku jama kaela. Ja vot siis peale seda jama, kuidas sa oma lapsega nagu edasi kasvad. Kõik need psühholoogid ja kõik nõustajad ja verenõustajad. Ja siis ongi nii, et sa pead oma lapsele naeratama ja kogu aeg sellise näoga olema, et inimesed, kes ei ole nagu sellises kultuuris nagu üles kasvanud, sa ei muuda teda. Tema vanaisa, vanaisa, kõik on nagu niimoodi üles kasvanud, et sul on ikkagi mingisugune elementaarne, mingisugune arusaam, mingid reeglid on paigas. Nüüd on see osa, kus alaealine kehtestab reeglid. Sa ütled lapsed, et kuule, tee see asi ära. Miks ma peaks tegema? Miks sa peaks? Sa mõtled nagu, et vanasti öeldi, et kui laps teeb, kui sul öeldakse, siis teed ära. Aga nüüd on see koht, sa pead hakkama, ikka äge oleks, et natukene korda luua ja laps ütleb, ei viitsi, ei tee seda praegu. Praegu ma ei tee või üldse ei tee. Ja siis sa naeratad edasi, sest sul on juba mingisugune jama kaelas, laps teab seda. Ja kindlasti on praegu selle video vaatajate hulgas on ka võib-olla mõni, kes on kas ise nende inimestega kokku puutunud, nende nii-öelda laste poolel olevate inimestega või on ise äkki selles sektoris nagu töötab. Aga tihtilugu ongi see, et see üks osapool ehk siis alaealine saab nagu kõik õigused ja teisel poolel täiskasvanul ei ole mitte mingisugused õigused. Ja mis te nagu ise arvate, kuhu poole see nagu edasi liigub, et see on ju eskaleeruv. Kui palju on meil neid noori, kes ei õpi, ei tööta ja seal on ka see jälle see sama osa, et vanematel on käed seotud. Sa ei saa oma last sundida. Kui ta ei taha, siis sa ei saa teda sundida.
noh, jällegi, et kõik vanasti mehed tulid sõjast või Vene sõjaväes, need olid tulest ja veest läbi käinud ja löödi rusikaga vastu lauda, mis asja, saab, davai läks, kõik jooksid, sagisid. Ei ole enam sellist asja, see pehmokultuur on siis jõudnud nagu põhimõtteliselt kõikidesse sellistesse vanusegruppidesse. Ma näen siiamaani, ütleme, vanemad mehed ka, kes on juba pensioniealised ja ütlevad ka, et nagu hoiavad kahe käega peast kinni, et noh, et see ei ole jätkusuutlik. Noh, see, kui sul nagu reegleid ei ole, mitte mingisuguseid reegleid ei ole, et noh, käsi plaksutada, kaua sa plaksutad käsi, et kõik on väga heas korras. Et ja ega sealt ei paistagi nagu tunneli lõpust selles küsimuses nagu valgust. Tõsi jah, et võib-olla kui maailm meie ümber muutub julmemaks, siis peame meie ka tegema mingisugused valikud ja hakkama oma siis neid nii-öelda arusaamasid või reegleid siis muutma. Ja reeglitest veel ja kogu sellest pehmokultuurist ma juhtusin kuulama üks päev. Muide, ma olen hakanud kuulama Kuku raadiot. Et tõesti raadiojaam, kus ma tunnen, et ma lolliks ei jää. Et ikkagi igal saatel on sisu päris paljude nende teiste tümpsuraadiote, ütleme muusikakanalite puhul ikkagi avastad ennast tihtilugu, et see kõik nagu, mis räägitakse, et sellest nagu väga nagu märkimisväärselt sellist kasulikku infot ei tule. Aga Kuku raadios siis räägiti pehmokultuurist ja toodi näiteks, ma ei tea, mis saade see oli, ma väga nii fänn veel ei ole, et ma nagu täpselt tean seda kava, päevakava, mul ei ole nii palju aegagi nagu kogu aeg raadiot kuulata. Aga seal siis räägiti, et Saksamaal vist nüüd hiljuti oli, siis tehti suur värbamiskampaania ja tuli meeletult rahvast, tuli siis Saksa armee Bundeswehri ridadesse ja paari kuu jooksul, number oli ulme mingi, ma ei tea, kas ma kuulsin õigesti, 15-16 000 noort inimest loobusid kaitseväe või sõjaväelase karjäärist. Sellepärast nad tõid ka nagu välja põhjused, see ongi see, et nad tunnevad ennast seal alandatuna, neil ei ole nii palju õiguseid kui tsiviilis. Ehk siis see sama asi, et sõjaväes ikkagi kiputakse nõudma. Tõsi on jah see, et kui ma tänapäeva noortele ajateenijatele räägin, kuidas 90-ndatel kaitseväes asjad käisid, eriti 90-ndate alguse poole, et siis on nagu see osa, kus ma näen, kuidas noor ajateeni vaatab silmad punnis ja ta ei suuda nagu läbi hammustada, et kuhu, kellele ta peaks nüüd nagu kaebama minema. Et ja samas ongi see, et kui mina jällegi omakorda olen kuulnud neid lugusid, mis Vene sõjaväes mõnedes väeosades tehti ja korraldati, siis see Eesti kaitsevägi oli ikka hoopis teine tase. Kuigi tehti nagu päris palju sellist füüsilist ja vaimset pinget tekitati ajateenijate seas ja need kahjud olid võrdlemisi suured. Aga nüüd on jälle vastupidi, kus täpselt sama, et ohvitser ei tohi ajateenijale kurjalt otsa vaadata. Siis võib juhtuda, et ajateenija kaebab peainspektorile ja ohvitseri suhtes algatatakse mingi menetluselaadne asi. Et ma usun, et te kõik olete nende teemadega, mis ma siin olen praegu välja toonud, olete kokku puutunud ja kurbusega siis vaatame, mis edasi saab. Veel kui nüüd rääkida juba, vaata, ma lähen kogu aeg sujuvalt ühe teema pealt teise peale, et nüüd jõuame siis selle sõjaväe teemani, ajateenistus, sõjavägi ja natukene võib-olla räägime üldse suures plaanis sõjandusajaloost. Ühel hommikul ma vaatasin, mul hakkas silma, ma YouTube'ist vaatan, mul on selline oma seltskond, kelle postitusi ma nagu jälgin. Miks? Sellepärast, et on hästi argumenteeritud, hästi hea diktsiooniga. Mul on sealt väga palju õppida, kas või siin samaski selle video puhul. Mul oli kunagi see probleem, et ma hästi palju venitasin. Kes ei viitsib sellist asja kuulata, oleme ausad. Aga ma olen ennast parandanud, ma parandan ennast veel, tunnistan oma vigasid, kui ma teen midagi valesti.
igal juhul üks video hakkas silma, kus siis toodi kohe välja juure pealt väga sügavale mindi sellise avaldusega, et aga mis saaks siis, kui juhtub, et ikkagi Venemaal õnnestub Ukrainasse panna Kremli-meelne valitsus ja Vene ning Ukraina armee ühinevad. Et see oli ainult puhas spekulatsioon, ärge nüüd selle pärast paanikasse minge, ja siis hakkas sellest edasi, siis hakkasid need hargnema, need tagamaad ja ega see jutu sisu oli päris selline hirmutav ja samas ka loogiline. Et küsiti, tõstatati küsimus, et kas USA armee on ikka number 1 praegu või see on Ukraina ja Vene ja Ukraina armee järel hoopis number 3. Ja me kõik ju oleme selles vaimus üles kasvanud, et võitmatu USA armee, aga jällegi väga huvitav selline arutelu, teema arendus, öeldi, et aga USA on ju tegelikult viimastel aastakümnetel ju võidelnud mingisuguste, meie mõistes rätipead, kutsutakse rätipeadeks või siis sellised partisanid pigem. Et sellist korralikku vastasseisu ei ole neil ju tegelikult juba ammu olnud. Afganistanis on ju nad toetasid kohalikke dušmaneid mingisuguste stingeritega, aga nemad ise ju tegelikult lahinguväljal, nii nagu praegu Venemaa ja Ukraina sõdivad, sellisel kujul ei ole Ameerika ühegi väega kokku puutunud juba ammu. Ja kui palju on selle ajaga muutunud. Ja sealt oligi päris selline huvitav teemaarendus, kus siis toodi välja, et näiteks õhudessantvägedel ei ole tänaseks päevaks nagu mitte mingisugust mõtet. Enne veel, kui see õhudessantväelaste lennuk, mis on võrdlemisi aeglane, kui ta hakkab nagu üles tõusma, siis on vaenlasel juba teada, et see lennuk tuleb, neid juba oodatakse. Ja see sama lennuk võetakse ühe mingisuguse 2-3 tuhande eurose drooniga alla. See võib-olla see 2-3 tuhat mõnes hinnades suure transpordilennuki jaoks on ilmselt vähe natuke rohkem tulejõudu vaja, aga fakt iseenesest on ammu teada, et nad tulevad, sest sõda käib ju tegelikult ju kosmoses sisuliselt. Kõik need satelliidid, kõik see jälgimissüsteem, samamoodi toodi välja, et ega tankidel ei ole enam mehitatud tankidel. Mehitatud, see on siis, kus on meeskond sees, et nendel tankidel ei ole enam nagu erilist mõtet. Ma ise olen nagu ka mõelnud, et miks kuradi pärast peavad mehed, inimesed sees olema. Kui teha täisautomaatne tank, ma ei tea, Saksa tankidel vist juba on see täisautomaatne laskmine, sihtimissüsteem, juhtimissüsteem, kõik ehitada sinna nagu peale, sul ei ole nagu vaja reaalselt nagu inimestega riskida. Et võib-olla veel sellega seoses, kuna inimeste jaoks on sinna ruumi tekitatud, see ruum nagu täita, see tank on natuke kompaktsem veel on ja soomus on võib-olla kuidagi moodi teistmoodi, mis ei ole arvestatud selle meeskonna jaoks. Et tankide aeg on läbi saamas ja ka öeldi, et just täpselt, et selle 10 miljoneid maksva tanki, olgu ta kui moodne tahes, selle vastu suurusjärk mingisugune 100 või 1000 korda odavamad droonid teevad ikka väga korraliku hävitustöö, ilma et sellel tankil üldse mingisuguseid võimalusi oleks ellu jääd. Samamoodi lennukite kohta toodi näited, et et me oleme nagu harjunud, et lennuki piloote valmistatakse ette õhurünnakuga, õhulahinguteks näiteks nagu teise maailmasõja ajal. Et see tänasel päeval jällegi, et ega üks lennuk on teisest 200 kilomeetri kaugusel. See on nagu selline hoopis teistmoodi õhulahing. Toodi näide, et kui mäletate, kui 22. aastal Vene väed tungisid Ukrainasse, siis need helikopterite eskadrillid, mis lendasid seal madalalt siis seal Ukraina kohal, et selle 3 aastaga on ju nii palju see droonide võimekus paranenud, et mitte ükski normaalne piloot ei lähe helikopteriga sinna lahinguvälja kohale tiirutama. Kas või tagalasse see kohe võetakse droonidega alla ilma mingisuguse suurema probleemita. Et sõjandus on nii palju edasi arenenud ja täpselt samamoodi me ju teame ja seostame alati USA lahingutegevust ikkagi lahingukopterite kaasabil, nad lähevad kuhugi mingi
platstarmid, kuidas kogu see protsess käinud on niimoodi õppinud ja koolitatud, aga nendel koolitustel seal mingisugused West Pointid ja mis need kõrged sõjakoolid, sellel tänapäeva sõjapidamisel ei ole tihti enam nagu nende vanade tarkustega mitte midagi peale hakata. Ja kuule sõbrad, see oli väga huvitav saade oli ja ma püüan võimalusel siis selle saate lingiga panna selle video alla, et ma pean meelde tuletama. Ma neid osasid, see oli vene keeles see saade, neid osasid saatejuhte ma veel nii täpselt ei tea, et mul on seal Taras Perezavets, siis on Ivan Nikavino poolt ka on tulnud siin päris korralikud sellised videod, üleeilne video oli natukene sügavam jällegi Trumpi ja Putini järgmistest käikudest nagu nii-öelda ennetavad ja seal oli ka jällegi väga selliseid keerulisi mõttekäike ja ei saa öelda, et need mingid väga ulmelised oleksid olnud. Et ilmselgelt kõik püüavad siin aru saada, mis toimub nende kahe mehe peas. See ongi kõige naljakam, et vaatad nagu kuskil mingi ala Eesti Päevaleht või kuskil mingisugune vend võtab sõna ja alati, kui nad sõna võtavad, nad on veendunud, et vot nii täpselt on. Tema teab täpselt, kuidas Putin või Trump mõtleb. Et ilmselt mitte keegi ei tea, kuidas need inimesed mõtlevad. Mingi eriline selgeltnägija ei ole ja ega selgeltnägijad ei ole ka alati kõik võimsad. Üks tuntud selgeltnägija, siis kui see Ukraina sõjakonflikt algas, tuntud selgeltnägija ütles, et see sõda kestab 2-3 aastat. Nüüd on juba 4. aasta, et isegi, kuigi ega see tema välja öeldud, see oli mingisugune 2022 juulis või augustis, et sõda oli, ütleme nii, et mõned kuud oli käinud ja pool aastat võib-olla ja sellel ajal öelda, et see tollel ajal olid väga paljud ennustasid, et 23 aasta on kõik läbi, õini. Aga tema julges öelda, et see kestab 2-3 aastat kokku, et iseenesest asi seegi, et enamus seda ei teinud sellist ennustust. Aga praeguse seisuga ma ütlen nii, et nüüd on ennustajaid, kes juba ütlevad, et kõiki asjaolusid arvestades, et kui nüüd ei toimu sõjanduses ühel pool mingit tohutut tiigrihüpet, loodavad, et Ukraina poolel, et siis sõda kestab veel väga-väga palju aastaid. Kindlasti üks selline nüanss, see oli nüüd eilses videos, mis mulle Ivan Nikavino poolt välja öeldud, oluline nüanss, et miks on huvitatud Inglismaa ja Prantsusmaa oma vägede sisseviimist siis Ukraina aladele. Tegelikult oleme ausad, et see on nagu vähe parem variant kui see, et oma maal, oma vägedega vaenlase vastu seista. Et see Ukraina on praeguseks hetkeks selline uute relvade katsetuse polügoon ja mul on tegelikult nendest inimestest seal väga kahju, kes siis inimkonna ühiste huvede eest nüüd hukuvad seal, et loomulikult väga paljud teised riigid, kelledel on mingisugused kanad kitkuta, on need siis mingi Hiina, Taiwan või on Balkani maadel isegi seal natuke käärib, samamoodi Kaukaasias on mingid asjad, mis on lahtised. Põhimõtteliselt väga paljudes erinevates riikides mõni spekuleerib juba mingisugust USA, Kanada vastasseisu ja nii edasi. Et muretsemiseks on põhjust, et eks seda näitab aeg ja nüüd veel korraks sellest pehmokultuurist rääkides, et Kuku raadios see sama saade, mida ma teile välja tõin, kus siis räägiti sellest Saksa Bundeswehri olukorrast, siis seal oli üks tegelikult päris huvitav point, kus üks härra ütles, ma ei tea, kes need saate läbiviijad toopäev olid seal, aga ütles, et võib-olla oleks Euroopal ka mõeldav luua rohkem selliseid Prantsuse võõrleegioni laadseid üksuseid, kus küll võitlejad on sellise võib-olla kriminaalse taustaga. Ma ei tea, kui paljud te Prantsuse võõrleegioniga selle teemaga üldse kokku olete puutunud, neile antakse uus identiteet. See, kes sa varem olid, ei oma enam mitte mingisugust tähtsust. Oluline on see, et sa oleksid tubli sõdur. Ja kui ongi nüüd üksus, kus on kriminaalid, kelledel on mingisugused väärtused, küll võib-olla selles mõttes tänapäeva selle
pehmokultuuri esindaja silmis hästi julmad, on ju, aga et kumb see siis nagu on kõvem sõdur, kas see kriminaalse taustaga, kellel on mingid väärtused, ta on elus saanud vett veest ja tulest läbi käinud, on ju, või siis tõesti see pehmokultuuri esindaja, kellel ei ole mitte mingeid kogemusi, ta isegi ei tea, mis asi on vägivald, on ju, siis suures plaanis. Et siis ega ei pea ju palju mõtlema. Meil muide ajateenistuses ka oli poisse, kes olid seal põhiharidusega ja mina ütleks küll, et need venad nagu kehvad sõdurid oleksid olnud. Et küll jah, ütleme 90-ndatel ka need poisid, kes olid keskharidusega, olid kõik sportlikud ja prillidega poiss oli meil sellist kompani peal 1 või 2. Ja ülekaalulisi oli vist ainult 1, ja see seis ja tase oli tollel ajal ikka hoopis teine. Et mehed olid rohkem motiveeritud, aga nüüd jah, keskkooli pingist võta neid tegelasi, pane vormi ja saada mingisuguste eesmärkide nimel võitlema, siis kui ikkagi interneti taga ei ole, siis ma ei tea, see vend teeb endale kas mingisuguse, paneb endale käe külge või põgeneb või mis iganes, aga väga mingisugust suurt lootust ei ole, et ta ajaks seda Eesti asja nii, nagu me ise oleme selle endale ette kujutanud. Ja küll, sõbrad, ma tõmban otsad kokku, ma usun, et oli huvitav teema arendus. Ma rääkisin teiega praegu täpselt samamoodi, nagu ma eile ühe oma tuttavaga rääkisin, et tema ka meie vestluse lõpus ütles, et kuule, kas sa võiksid selle reedeses saates võiksid need teemad kõik täpselt sellisel kujul välja tuua, et see on kindlasti ka teistele on huvitav kuulata, panite tähele, samas ma mõtlen paljudes teemades ma lähtun ikkagi teiste inimeste arvamusest, teiste inimeste kogemustest, et püüan panna oma mõtted siis sellise nurga alt üles, et te saaksite vabalt ja kergemalt kaasa mõelda, et kui teil on endal mingisuguseid küsimusi, te saate mulle alati ise ka postkasti kirjutada. Kui teil on mingid teemasid, millest te tahate, et ma räägiksin, siis samamoodi ärge ennast tagasi hoidke. On vaja rääkida, ma tegelikult veel parem on, kui me teeksime nagu tegusid, et mina võin nagu öelda, et ma olen täna hommikul tegin perele putru ja siis ma lähen täna veel, pean naise viima Rakvere mingile võistlusele kohtunikuks, siis ma olen perega, pean veel Tallinnas käima, homme on mul ühe suure üritusel olen siis kohtuniku rollis pealinnas. Ülehomme vist lähen, ma käin ära Nõo vallas mingid objekti vaatamas, samamoodi vist äkki on mul vaja ka Jõgeval käia. Et ma liigun ringi tegelikult, et ma heidan endale ise ette, et ma neid oma selliseid igapäeva tegemusi võib-olla sellisel kujul nii palju ei kajasta, aga kindlasti ei saa mind keegi süüdistada selles, et ma olen kuskil kodus, istun ainult 4 seina vahel ja muide kõik need videod ka, kui ma vaatan mingisuguseid videosid, mis on mingisugused arutelud või siis ma ikkagi üldjuhul liigun. Mul on, kui koeraga olen õues, siis ma olen ikkagi pikalt, jalutan pikalt ja siis on need videod on taustaks käivad. Samal ajal vaatad ringi, jälgid, mis ümberringi toimub. Eilegi käisin õues, parakult läksin õue. Vaatasin enam-vähem niisugune ilus ilm, jube külm oli. Kui helistasin sõbrale, ütlesin, et kuule, et kui sa täna kalale tahad minna, siis kui sa nüüd õues ei ole käinud, siis arvesta sellega, et külm tuul on, et pane talle sobiv varustus selga. Püüad ka nagu erinevate inimestega suhelda hästi sellises praktilises ja toetavas keeles, et mõtled küll, et mis see tuul või mis see peaks minu mure olema. Ikkagi kui ta sul on parim sõber, siis sellised väiksed asjad, mis tegelikult sõpruse hoidmisel on vajalikud. Samamoodi mu sõber on helistanud teinekord või pakkunud abi mingi täiesti sellises ootamatus lahenduses ja suur respekt, et meil on teineteise vastu selline suur austus ja me saame teineteisega rääkida absoluutselt kõigest. See ongi nagu sõpruse selline alus.
ja teile ma ka kallid sõbrad ütlen, et kui teil on tuttavaid, keda te saate pidada mitte tuttavateks, vaid headeks sõpradeks, siis olge ka nende suhtes tähelepanelikud. Igasugused sellised väikesed liigutused omalt poolt, sellised positiivsed liigutused tugevdavad teil seda sidet ja sa ei tea mitte kunagi, ja see ei pea olema ainult sul parim sõber, see võib olla ka täitsa juhututtav või et sellised liigutused on vajalikud ja toovad inimesed üksteisele lähemale. Et alati on hea kiruda või naeruvääristada või narrida või mis iganes, kritiseerida, aga see on sama küsimus, et mida saan mina teha riigi jaoks, et ära küsi, mida riik saab minu jaoks, mina saan teha riigi jaoks. Ja kui sa oled nagu ise sellise positiivse loomuga ja ikkagi toetad oma tuttavaid ja lähedasi ja ka miks mitte võõraid inimesi hea sõnaga, siis tegelikult on nakkav. Ja küll, olge tublid, mul ei ole see, mis see kell on 3:11, ma pean veel võtma mingisugune naine tahtis mingi karikat, et kuna võistluste üks kohtunikest omalt poolt, et mingi karika pean kuskilt välja võtma ja siis ma pean koeraga käima ja siis ma pean lapsed üles otsima ja siis ma pean mingi tööalaselt 2 projekti pean kinnitama, mingisugune kinnisvaraga seotud asjad. Et tööd on nagu omajagu ja peabki tegutsema ja toimetama ja kui jällegi on mingi vaba hetk või midagi sellist, mis mulle silma hakkab, siis ma püüan seda ka siis läbi oma vaatevinkli siis näidata. Eile oli mul jõusaalis oli üks hea tuttav võistlus Eesti koondise kaaslane siis Rain, kes siis tegi spordiklubi varustust, hoidis korras. Mees on olnud Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist mitu korda ja siis vaadatakse, pisikene vend käib seal saalis, toimetab, parandab masinaid ja siis mingid noored Apollonid käivad oks laiali. Need on need samad tüübid, kellest ma praegu rääkisin, et tegelikult ega nad väga nagu ei tea, mis asi on elu, et hästi palju õiguseid on neil, hästi vähe kokkupuudet raske eluga ja siis nad usuvad, et kui nad on ennast nagu hästi punni ajanud, et siis nad ongi selle saali kõige kõvemad vennad. Ja siis see mingi väikest kasvu vend, kes on tegelikult ikkagi ütleme nii, et me siin võrdleme mingisugust vana Ford Sierrat, võrdleme Porsche kõige uuema mudeliga, et tegelikult sisu on väiksel vennal ikkagi 1000 kordi suurem, tal on rohkem kogemusi, kordades rohkem kogemusi, tal on mida ette näidata, et ei ole jõusaalis niisama käidud, vaid on ikkagi jõutud maailma tasemele, areenile ja sealt Eestile medaleid võetud ja seda nagu külje pealt on alati nagu seda nagu huvitav vaadata, et saalis on ongi vanematest käijatest, kellele sa tead tema elulugu, mida ta on elus saavutanud, kui raskelt see on tulnud. Ja siis on mingi teine sats, mingid noored, kes tegelikult ei tea nagu mitte midagi ja neid ei huvita ka tõenäoliselt suures plaanis, enamusi ei huvita ka, et see kontrast on nagu meeletu tegelikult. Ja siis näiteks on seal mingi saalis käib, mingi väike vend käib seal, teeb seal oma trenni ja omal ajal oli NSV Liidu meister boksis näiteks, NSV Liidu meister boksis. Sa kujutad ette, milline tulejõud seal siiamaani taga on, millised refleksid, kuidas sisuliselt tapamasin on. Ajab oma asja, teeb seal vaikselt trenni, väga oksa laiali ja aja kõnnib, teeb ja see ongi jällegi see noored vennad. Et hea küll, sõbrad, tõmban otsad kokku ja olge enda teiste suhtes tähelepanelikumad, nautige kevadet, mõelge suurelt, mitte ainult Eesti tasandil, vaid kogu maailma tasandil, kuhu me täpselt liigume. Rohkem nagu väga midagi hetkel soovida ei oskagi, toredat mõnusat nädalavahetust, rohkem olge koos oma perega, andke endast kõik see positiivne, mis teis on, jagage seda, hea meelega jagage seda ja proovige teha endast olenev, et ka teie järel tuli, et seda edasi annaks oma järglastele.
tõmban otsad kokku, ma loodan, et siin oli mul varem oli ekraani peal ma sain nagu vaadata, kuidas ma käitun ja kas mul on juuksed korras. Vaata nüüd enam ei ole, siis mul on siin mingi 3 ahvi pilt ekraani peal. Ja siis ma loodan, et tuleb see lõpetuseks, et tuumapommi plahvatus ka nagu alati. Vajutan. Tuumapomm, ma usun, et läks käima. Mina siit ei näe midagi, aga igal juhul, kui te mind näete ja tuumapommi plahvatust ka nägite, siis on kõik õnnestunud. Ja kui seda tuumapommi plahvatust ei olnud, tühja kah, et täna siis ilma pommita. Aga järgmise korrani, järgmine reede siis ja siis juba uued teemad. Siit vajutame rekordingu välja.